tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 25–31 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tahan teile meelde tuletada, et siis kui Musta kassi taro kanalil saab täis 250 kanali tellijat, ma loosin välja ühe paki selliseid kassitaro kaarte, nagu mul siin laual on. Ma teen selle kohta eraldi video, mille all te saate enda osalemissoovist teada anda. Aga nüüd läheme kaartide juurde. Armsad jäärad, mulle tundub, et teie ei ole rahul. Te ei ole rahul olukorraga. Te ei ole rahul sellega, et teile on pandud liiga suur koorem, liiga palju kohustusi on teile pandud õlgadele. Nädal algab teil siin mõõkade ässaga. No mõõkade äss tegelikult seisabki natukene ikkagi enda eest ka. Et mõõgaga saab palju teha, mõõgaga saab ikkagi ka korda nõuda. See raske koorma kaart on siin mõõkade ässa kõrval ja see on sauade 10. Sauade 10 on raske koorma kaart. See on selline koorem, mida kas teile on pandud ja mulle tundub, et see on teile pandud või olete ise võtnud. Et see on nagu suur kohustuste koorem ja teie ei ole rahul sellega. Te ei saa aru, miks teie peate rohkem rabama kui teised. Tasu on võrdne, aga teie peaksite nagu tegema ära mitme inimese töö ja saama sama palju palka kui teised. Võt midagi sellist, sellepärast, et siin kõrval on veel sauade 5. Sauade 5 on konkurents. Ma ütleks pigem, et see on ka natukene enda ees seismine. Võib-olla oma arvamuse avaldamine. Et ühesõnaga, teil on rahulolematus selle olukorraga, kus teile nagu ongi liiga palju tööd või liiga suured kohustused ja te tunnete, et see pole nagu päris õige. Selle sauade 10 all on müntide 5. Müntide 5 on minu jaoks nagu vaesuse kaart. Aga millestki ilma jäämise kaart, millegi kaotamine. Ja kuna ta on siin selle sauade 10 all, siis mulle tundub, et te kaotate tohutult energiat. Te kaotate oma aega. Vot selle sama koorma kandmisega. Et võib-olla kaotate ka raha, seda ma ei tea. Aga see on selline kaotuse kaart. Ja siis teile ju tundubki, et teile tehakse liiga, te pole rahul selle olukorraga. Seal üleval reas ma jätsin rääkimata viimase kaardi, see on meil sauade baas. No tema tuleb uudistega. Ta tuleb uudistega, ta tuleb heade uudistega ja mina saan asjadest niimoodi aru, ta tulebki nende uudistega, et seda koormat nüüd vähendatakse või saab see lihtsalt läbi, selle koorma kandmise aeg. Võib-olla see saab lihtsalt läbi või hakkab midagi väga kiiresti liikuma. See kiiresti liikumise kaart on siin alumises reas, see on sauade 8. Sauade 8 on tarokaardipaki üks kiiremaid kaarte. Ja kuna viimane kaart on teil keisrinna kaart, keisrinna on tingimusteta armastus minu jaoks, keisrinna on naine, kes tormab appi. Tema läheb vabatahtlikuks loomade varjupaika, tema läheb metsa kadunud inimesi otsima, tema aitab kõik vanurid üle tee, tema tuleb appi absoluutselt igas olukorras, tema ei vali vahendeid, tema aitab, temal ei ole kahju mitte millestki. Temal ei ole kahju ei oma ajast, ei oma energiast, ei oma rahast, mitte millestki, sest tal siiras soov aidata. Tema armastab absoluutselt kõiki ja kõike. Et ainukene, mis temal on oht ise ennast ära kaotada. Aga armsad jäärab, mina vaatan seda nii, et teie koormat hakatakse kergendama, no kui see keisrinna teile appi tuleb, siis see koorem kindlasti enam nii raske ei ole. Ja kui asjad hakkavad kiiresti liikuma koos keisrinnaga, no siis on lõbusam, siis kindlasti seda koormat teil kergendatakse.
Jah, no seiske enda eest. Ärge laske endale liiga teha. Ärge kõige selle juures ennast ära unustage. Leidke piisavalt aega puhata. Jah, vaat niimoodi. Mis ma oskan öelda? Armsad jäärad, selline tuli teile see nädal, et sauade baas tuleb heade uudistega, on jah raske koorem, aga teil on seda südikust enda eest seista. Ja kui keisrinna tuleb appi koos selle kiire kaardiga, siis hakkavad asjad minema nagu paremuse poole kindlasti ja kiiresti. Vaat siuke nädal teile, armsad jäärad. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles. Võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.